Meri on ilus vaadata. Kohe ikka väga ilus. Eestimaa on ka ilus vaadata. Mati on palju näinud merd ja maid, lähemaid ja kaugemaid. Mati arvab, et kõik peaks Eestimaalt ära minema. Korraks. Enne ei osata hinnata. Kui oled käinud, siis hakkad tasapisi märkama. Märkama väärtust seal, kus seni näinud ainult puudust. Hakkad mõistma, kui eriline on üks eestlane ja Eestimaa. Juba turul kala müües sai Matile selgeks. Palju hinnalisemad on need kalad, mida on vähe. Mati on tänulik, et on eestlane ja Mati oskab seda hinnata, sest Mati on näinud ka teistsuguseid aegu. 1,5 minutit oli absoluutne vaikus, keegi ei küsin, mina ei saa, hakkan rääkima, aga no mida ma ikka räägin, kui ei küsita. Ja siis järsku Aabne Villu ütleb, et see on esimene mees, kes tahab midagi teha. Kõik on tahtnud ühest hunnikust teise tõsta, mina olen nõus. Ja uskuge või mitte, kõigi käed tõusid, kõik olid nõus. 2 minutit hiljem olin mina uksest väljas ja teised ütlesid, kes vast sõbrad siis seal ukse taga tahtsid ka midagi, visati välja, sest kõik arvasid, no kalapüük on riigi oma, seda nagu nii anda. Ma ütlesin, ei visatud, anti luba. Mati on nagu meri, mitmekülgne. Enne kõike on Mati aga kirglikust kalamehest ettevõtja, kes oma tegevusega pole pelgalt mõjutanud siinset ettevõtluskeskkonda, vaid andnud hindamatu panuse, mille mõju ulatub väga palju kaugemale. Mul ise ma ütlesin ei. Ma küsisin, miks? Nii meeldib, sul endal ka ju see meeldib. Aga mis kapteniks sa saad? Sa saad Võrtsjärve peale kalalaeva kapteniks. Mujal sind ei lasta. Mina olin ju Saksa sõjaväes rätsep. Ja sinu töö on kõik ära sellega lõigatud. Ja ma mõtlesin. Ja see oli õige. Mõtlesin, kui ma kuskil ei saa, siis pole mõtet. Siis ma mõtlesin, et siis ma hakkan kaupmeheks. Ettevõtluse ja südikuse on Mati pärinud oma vanematelt. Juba poisikesest peale on ta harjunud omapäi hakkama saama ning sealt on välja kujunenud ka Mati elumoto. Kes tahab, leiab võimaluse, kes ei taha, leiab põhjuse. Ja isa ja ma küsisin, et oled sa väga kurb, kui me ei tule lõpuaktusele. Ma ütlesin, ei ole. Et mis te ikka tulete, et te saate oma kodust, teete tööd, ma tulen õhtul koju. Läksin lõpuaktusele ja kui ma nägin, et seal kellel oli süle kuhjaga lilli täis, kellel oli vähem kuhjaga lilli täis ja minul oli üks Alpikanni õis ja see oli Tallinna Polütehnikumi spordiklubilt. Ma olin üleõnnelik selle õi üle. Ja paar klassivenda, kellega me koos lõpetasime, need siis lihtsalt sokutasid oma lillesid mulle ka, et Mati võtta enne, aga pildi peal vähemalt sul on ka rohkem lilli. Ja ma ütlesin, ei, et ma olen väga rahul, et ma teadsin, et kedagi ei tule ja et ei ole mitte mingisugust, et see ei ole sellepärast, et ei saa, aga et kaugelt on tulla ikkagi ja saage aru, et ei ole võimalik tulla igal ööl. Ma sain sellest väga hästi aru ja ma läksin koju. Kodus oli muidugi suur tort laual, suur kommikott oli laual, lilled olid laual, väga ilus vastuvõtt oli. Ja isa pidas lauakõne ja ta ütles mulle ühe ainsama lause. Mati, nüüd, kus sa oled lõpetanud tehnikumi ja sinust võib saada väikene ülemus, pea alati meeles ühte. Tööinimeselt ei tohi seda võtta, mis on tööinimese oma. See tähendab, sa ei tohi teda möörida. Ja ma võin tänasel päeval panna käe südamele ja ütelda, ma ei ole kunagi seda teinud. Ühest omal käel kokku klopsitud suitsuahjust on 3 aastakümmet hiljem saanud tootmine, mis annab tööd 160 inimesele ja katab keskelt läbi poole Eesti kalaturu vajadustest. Lisaks tootmisele Vintse külas Padise vallas
on tänaseks käivitatud teinegi tootmishoone. Suur osa selle toodangust läheb ekspordiks. Ettevõtte möödunud aasta käive ulatus ligi 20 miljoni euroni. Mati ise jääb kõige selle juures tagasihoidlikuks ja vaoshoituks, jagades suuri sõnu pigem ettevõtte töötajate suunas, teiste seas ka poja ja tütrepoja suunas. Väga positiivne. Absoluutselt ühtegi hirmu mul ei ole, mul on kellele firma edasi anda. Ja mul on ka edasi veel rahulikult vaadata. Tütrepoeg, fantast. Lõpetas just ärikooli ärijuhtimise ajal ESP. Sai tänava möödunud aasta lõpus diplomi. Fantast, ütlen nii, poiss jagab nagu, ma ei tea, ilus on vaadata, kuidas poiss mõtleb. Täitsa enda koopia vaata mõtleb. Nii et tõesti hea tunne on. Ma ei ole kellegi teise alluvuses töötanud, et siis see nagu võrdlusmoment puudub, aga kindlasti, ütleme nii, et pahasid sõnu ei saa öelda, selles suhtes, et ma olen ikkagi väga rahul ja pigem ongi see, et sul on niisugune tugev seljatagune, et saad kellegi peale loota, oskab alati aidata ja ma arvan, et see on kindlasti suur nagu boonus, et ma saan tema allus töötada, mitte kellegi teise. Tema puhul on vist tõesti nii, et mitte ainult tema ei armasta kala püüda ja süüa, vaid mulle tundub, et kalad armastavad ka teda vastu. Et muidu ei saa selliseid suuri kahaneva ressursiga mahtusid kätte. Nii et ma saan aru, et ta tegelikult on ka heas mõttes eksportija. Ostab välismaalt kala, annab lisaväärtust Eesti tööstuses ja müüb seda siis välismaalastele edasi. Nii et tõeline kalaarmastaja. Pika karjääri jooksul saavutatud edu ei ole Matit karvavõrdki muutnud. Uhked majad on Mati kõik ehitanud oma lastele ja lastelastele. Ise pesitseb ta aga endiselt korteris, mille omal ajal esimese kalakombinaadi katusele püsti lõi. Ka ei pea Mati lugu edevatest riietest või uhketest autodest. Need lihtsalt pole väärtused, mida Mati hindaks. Selle asemel ostab ta igal aastal uhked koolimütsid kõigile Padise valla kooliütsidele, kes esimesse klassi astuvad. Elu on pikk olnud. Kõik tarkused ja lollused on ära tehtud. Ütleme niiviisi. Ma ei tea. Mul otseselt, ma tunnen, ma olen väga rikas inimene. Mul on 7 lapselast. 8 kasvab. Muide. Jaanipäeva paiku näitab ennast. Nii et annab järgi teha, ütlen nii. Ja see on minu rikkus. See, mis siin on, see on ajutine meil kõik. See ei ole rikkus. Ja kõige tähtsam on see, et ei tuleks sõda. Ja et Eesti riik püsiks. See on kõige tähtsam. Mis sest, et mõned asjad võiks paremini olla. Aga see on me enda loodud. See on me enda ehitatud. Me oleme seda riiki väärt. Ja jo me ei ole nii head olnud, et meil veel nii hea riik on. Me peame paremad olema, küll siis see riik ka parem.